mis siis isand Michalil juhtus, et ma vaatasin, see pani väga jõulise niimoodi kommentaare üles ja muuhulgas siis sõimas läbi Urmas Sõõrumaa mingiks kibestunud vanameheks, ehkki alles hiljuti Urmas Sõõrumaa oli Reformierakonna linnapea kandidaat. Meelis Atonen ka väga õigesti juhtis sellele ka tähelepanu, et nüüd on järsku pahaks inimeseks saanud olukorras, kus nagu me teame ju väga hästi, siis Sõõrumaad ju linnapea kandidaadiks ja kogu seda eelmise aasta tantsu, mida Reformierakond Tallinnas korraldas, seda ju orkestreeris seesama Michal ise. Mulle ka nagu, ma nagu enam ei saa üldse aru. Vaata, ma selles mõttes, et olles nüüd küll nagu näinud aasta otsa selles mõttes seda nagu amatöörbändi nimega Reformierakond siis nii-öelda poliittehnoloogilises mõttes, et et võiks juba hakata nagu harjuma sellega, et reeglina, kui suu lahti tehakse, siis kolisevad ämbrid. Aga kusagil on meeles see, et Reformierakond on professionaalid, nad teavad, mis nad teevad. Ma mõtlesin just, rääkisime ühe tuttavaga, et vaata, kui Michal ütleb, et nüüd võiks Kerstis saada president, siis vabariigi president. Ja vabariigi president. Siis vanas Reformierakonnas oleks sellele järgnenud järgmisel päeval 5 fraktsiooni liikme artiklid ajalehtedes, et nüüd teeme Kerstist presidendi. Ja siis ülejärgmisel päeval 5 ütleme, poliitika kaugema inimese arvamusartiklid või ütlemised, vaat see on hea mõte. Meil olekski teema, mille üle me arutaks. Aga praegu Reformierakond peaminister kirjutab hommikul Facebooki postituse ja õhtuks on tema enda fraktsiooni liikmed öelnud, et see oli väga paha mõte, mina küll sellega kaasa ei lähe. Ma nagu selles mõttes, ja siis see, et siin on, need peaksid midagi arvama ja siis öeldakse ka, et sotsiaaldemokraadid, et palju teeb ära. Ausalt öeldes sel korral, ma arvan, et sotsid ei jõudnud isegi koosolekul ennem, kui Reformierakond oli presidendikandidaat üles pannud ja kokku ära pakkinud ka.